Rääkimist vajab teema, et kuidas püüda oma vaimset võimekut säilitada, võimekust kõrge elueani nii optimaalsena, nii hästi, nii kaua kui võimalik. No mida me peaksime endaga tegema? Tegutsema peaks hakkama ammu enne, kui see need päris vanadus kätte tuleb. Ma pakuksin, et päris noorusest peale oleks hea juba aktiivne olla, aga ütleme, et võtame selle hilisema keskea, et umbes 50. eluaastast, 45. et mida peaks tegema, et ennast vormis hoida vaimselt. Et teades, et 90-aastastel on juba pooltel Alzheimeri tõbi ja dementsus, siis peab ennast tasapisi ka ette valmistama, et äkki minul tuleb ka. Aga soovitatav oleks seda nii kaua edasi lükata kui võimalik, et me kõige mure tõeliselt on, et me jääme oma lastele koormaks, et neil on meiega raske, et me peame valmis olema vanaduseks ja me peame selle vastu võitlema hakkama juba keskeas. No tervislikudest eluviisidest lihtsalt pole mõtet rääkida. Tervislikust toidust on väga palju räägitud. Kõik need mereannid ja juurviljad, mida peab sööma. Vahemere dieeti öeldakse, et see kaitseb Alzheimeri tõve ees, see tähendab siis rohkelt õli, juurvilju, meresaadusi, natuke veini on soovitatav isegi. Et kõik selline lõbusa eluviisi juurde, ütleme itaallaste, hispaanlaste elustiil on väga sobiv Alzheimeri tõve vastu võitlemiseks. Aga võtaks see järjest, sotsiaalne aktiivsus. Kõik me ei ole väga seltskondlikud. Kaasa arvatud, ma tean, et eelistad inimene olla vahel oma 4 seina vahel, eriti kui ta hakkab vanemaks jääma ja ei taha ennast vanast peast näidata. Aga see on nüüd üks asi, mille vastu peaks teadlikult võitlema. Kodust peab välja minema. Võtaks Reet Linna näite, kus ta on andnud palju intervjuusid, kuidas tema tegutseb. Tema päev on ilus näide. See algab hommikul kerge kohvi, siis kepikõnd, siis enda korda tegemine, poes ja linnas käik ja ta ei jää tugitooli koju istuma, vaid ta elab aktiivset elu tehes, samas ajas mõned professionaalsed tegevused, mõned saated, taju on ka pidevalt töös. Et proovige endale mõelda, endale sobilik päevarutiin, mis ei seisne ainult kodus olekus ja televiisori vaatamises. Ja nüüd siis sellest teaduslikest uuringutest, mis on näidatud. Füüsilist aktiivsust, mõõdukat füüsilist aktiivsust, eakohast füüsilist aktiivsust loetakse üheks Alzheimeri tõve riski vähendavaks teguriks. Üks asi on lihtsalt, et hoiate oma jalad töös ja siis aju on ka aktiivne, mis on ühtepidi, aga tegelikult ka lihastest vabanevad ained mõjuvad ajule hästi. Enese liigutamisel ja ka teinekord tehes selliseid natuke suuremaid väljakutseid, vajavaid liigutusi annab ajule kas või uued, näiteks mingid võimlemisgrupis osalemine, sellises eakohases võimlemisgrupis, et aju annab üles, te peate midagi sellist tegema, mis ei ole teie argipäeva motoorses mälus sees, mida te iga päev teete. Et aju suudab luua uusi neuronite ringe ja nende toel funktsioneerib ta natukene kauem ja natukene paremini. Siin ei oska isegi öelda, on uuritud erinevaid neid liikumisi, venitusharjutused, kas aeroobne treening on parem, kas on spetsiaalsed harjutused, mingisugused paremad. Tegelikult on nii, et ükskõik mis iganes liikumine päeval, soovitavalt erinevates vormides, kindlasti vähene võimlemine, jõukohane, lihtne võimlemine kodus mõjuvad hästi. Kõlab banaalselt, et liikumine on kasulik, aga ta on ka selles osas kasulik, et Alzheimeri tõve edasi lükata. Ja nüüd on need vaimselt stimuleerivad tegevused. Lihtsalt konkreetselt ajule anda ülesandeid. No mina kutsuks üles näiteks malet mängima. Tuleb peale uus generatsioon, see malemäng ei ole kõigil nii käepärane, kuigi see oleks väga õige lähenemine, et mingis vanuses ma tahan ära õppida malekäigud ja hakata õppida malet mängima. Kõik lauamängud, erinevat tüüpi lauamängud on lisaks sellele, et te peate aju tööle panema ja paindlikult tööle panema, on ka see, et mäng annab emotsionaalse
impulsi, et ta teeb teid kas siis rõõmsaks, ta suudab teie emotsioone üles äratada, aga iga üles äratatud emotsioon hoiab ajus, emotsioonid hoiavad mälu paremas seisus. Emotsioonid võivad äratada selliseid, üles äratada aju sellised osad, mis on tukkuvas seisundis, nii et mängimine on tore. Aga mängimine arvutiga täiesti hea, sobib ka, kui on õiged mängud, aga mängimine teise inimesega, kes sinus emotsioone tekitab, oleks veel soovitavam. Ja nüüd millegipärast on öeldud, ka tantsimine võiks olla kasulik, sellest saab eraldi rääkida veel pikemalt. Mul üks patsient on väga armas olnud, et no mis siis, et ma vana olen ja puusad ei liigu. Ma panen raadio mängima ja ma tantsin ise peegli ees endaga ja üksi. Ja see on, milleks me oleme kõik võimelised, aga natukene võib-olla peaks ennast sundima ja võib-olla ka lähedastele öelda, need, kellel on vanemaealine kodus, et proovi leida mingi endale sobiv tegevus, millega võiks tegeleda. Arvutimängud on ka paar tükki päris head, millega saab kõiki erinevaid ajufunktsioone, kognitiivseid funktsioone treenida. Matemaatika, tähelepanu, ruumitaju, otsustusvõime, väga vallatud mängud ja see tulemus läheb aina paremaks ja see tekitab positiivse emotsiooni ja jällegi seda on vaja ajuplastilisuse kujundamise jaoks. Et kui te olete loonud endale piisava kognitiivse reservi, siis võib teie aju näitlikult piltlikult öeldes ka viimase 10 ajurakuga teha sama töö, mis teine teeb oma teise 10 000 ajurakuga. Nii et mida rohkem te olete loonud seoseid nii liikumise emotsioonide kaudu oma ajurakkude vahel, seda vähema rakkude hulgaga saab aju hakkama siis, kui juba vanuse tõttu rakud nagunii hävivad. Nii et otsige endale väljakutseid, oma ajule väljakutseid ja püüdke oma lähedastele vanemaealistele olla stiimuliks, et nad kodust välja tulevad, et leida neile sobivaid tegevusi. Kontserditel käimine, kui ta on harjunud kontserditel käima, kui talle meeldib see klassikaline muusika või mis jazzmuusika, kellele mis on kunagi meeldinud, muusikalid, filmid, kellele mis raskusastmes, muusika aktiveerib aju suurepäraselt. Võiks üles kutsuda ka näiteks mälestusi kirjutama. Ükskõik kui halvast, nüüd hakkab vanaks jääma see generatsioon, kes oskab arvutit kasutada ja see mälestuste kirjutamine oleks väga tänuväärne tegevus mitmest aspektist. Kõigepealt lastelastele jääb alles tükk ajalugu ja teine, et hoiate ennast sõnaliselt. Te aju tegeleb ka kõnefunktsiooniga, tähendab, te otsite sõnu, teete lauseid, proovite grammatik, te peate mõtlema ka grammatika peale ja või näiteks võtta ette vana fotoalbum ja proovida üles kirjutada tahapinnale, et kes selle pildi peal on. Muidu visatakse see pilt kunagi ära, teadmata, kuna kõik on seal võõrad. Aga kui seal on vanaema üks seal keskel, istub seal grupi pildi peal, siis kõigepealt see tekitab teis ka positiivseid emotsioone, te mõtlete, et äratab teis mälu. Meis kõigis neid mälupilte, mis on seotud selle vanaemaga ja mis on selle kohaga seotud, näiteks vanaema kodus tehtud õues mingi pilt ja kui te olete lapsepõlves seal külas käinud, siis ta äratab teis jälle midagi vana, midagi sügavat ja midagi armastavat, ütleme nii, et vanaemad on tavaliselt armastuse allikas, et äratab seda midagi teis. Milliseid veel lisaks liikumisele, mängudele, öeldakse, et ristsõnad ja sudokud ja teaduslikult seda uuritud ei ole, et kuidas sudoku lahendamine parandab aju, vähemalt mingi tegevus on olemas ajule, see pole paha, aga ma soovitaks neid teisi eelpoolt loetletud rohkem. Ja sotsiaalne suhtlus. Nüüd õnneks on see Skype'i kaudu suhtlemine lähedastega. Mõlemat poolt, nii nooremat kui vanemaid, kutsun ma üles olema aktiivsed ja harjuma sellega, et te suhtlete oma lähedasega siis, kui nad on teises linnas ja interneti teel mingi traditsioon nädalas korra, 2 korda nädalas,
osadel juhtudel iga päev, õhtusel ajal lühikontakt oma lähedasega, visuaalne. See on mõelge, et te olete ka ise kunagi vanad ja te väga vajaksite oma lähedase virtuaalsetki kohalolekut korraks, kui ise ei saa talle külla tulla iga päev. Mõelge enda vananemisele ja mõelge, millisena te seda ette kujutaksite, kas üksi tugitoolis kurvana istudes või võimalikult palju sotsiaalselt suheldes oma päevaprogrammi rutiini järgi. Rutiini võiks olla, et selline rutiin, hommikul jalutuskäik, siis väike võimlemine, iga nädal korra mingi kultuuriüritus, mis teile sobib, lauamängud õhtulähedastega. Kui ei ole maleklubi linnas veel, siis tuleb maleklubi luua. See, kes malet mängib või lauamängiklubi. Lapsed käivad lauamängimi, noored isegi käivad lauamänge koos mängimas grupiti, aga miks ei võiks seda teha igas vanuses ja mängida neid mänge, mis mängiti lapsepõlvest, trilmat või selliseid ka mõtlemist nõudvat ja tähelepanu vajavaid mänge. Vanad mängud üles otsida ja koos sõpradega seda mängida. Et me natukene, Eesti rahvas on passiivne, olemas sotsiaalne, aktiivne, aga võtke tõesti eeskujuks lõunamaasemaid rahvad, kes suudavad olla elus aktiivsemad natukene kui meie. Aga ma teen tõenäoliselt liiga nüüd nendele, kes praegu juba aktiivsed on. Püüdke olla nakkavad nende suhtes, kes nii aktiivsed ei ole. Klassikaaslased, ülikoolikaaslased või ükskõik sõpruskond, varasem, matkakaaslased, reisikaaslased ja tulge endast välja ja tulge endast välja ja proovige enda sisemine parem mina eksponeerida neile sõpradele. Ja siis on see vastastikune andmine ja mõlemad pooled saavad rikkamaks. Nii et edu, tulge kodust välja.